Jah, see on hea küsimus. Ma olen ise ka mõtelnud selle peale päris palju, sest ma saan aru, et see üldine tunnetus on, et see regulatsioon on keeruline. Nüüd mina julgen öelda, et tegelikult see regulatsioon või vähemalt selle regulatsiooni mõte ei ole keeruline. Ja miks ma niimoodi julgen öelda, mitte sellepärast, et mul oleksid mingid salajased lisateadmised, mida teistel inimestel ei ole, aga ütleme nii, ma ei ole enam 30-aastane, et ma olen selle teema arengut pikka aega kõrvalt jälginud ja võib-olla siis kuidagi nende reeglite kujunemine või see lõpp-produkt on loogilisem teades seda, kust me tuleme. Ja? Situatsioon oli ju selline, et enne nüüd praegu kehtivaid direktiive hankelepingu muutmine eraldi direktiivides reguleeritud ei olnud. Ja see tähendas seda, et liikmesriikidel oli selles osas väga erinev lähenemine. Oli neid liikmesriike, sinna hulka kuulus Eesti, kus sisuliselt, mitte küll vormistatud ta niimoodi ei olnud, aga sisuliselt oli igasugune hankelepingu muutmine keelatud. Ja siis oli teisi liikmesriike, kus lähenemine oli põhimõtteliselt vastupidine, et leiti niimoodi, et kuna riigihanke õiguse regulatsiooni ala lõpeb ära selle hetkega, kui hankeleping sõlmitakse, siis hankelepingu muutmine allus täpselt samadele reeglitele nagu iga teise sarnase lepingu muutmine. Mis tähendas seda, et pooltel oli lepinguvabadus, kui oli tegu eraõigusliku lepinguga, siis nad said seda muuta kokkuleppel vastavalt vajadusele või nendes riikides, kus hankelepingut loeti halduslepinguteks, siis teinekord toimus see ka nagu hierarhiliselt käsukorras, et hankija käskis, nüüd me muudame seda lepingulist suhet. Ja muidugi see olukord nüüd päris Euroopa Liidu õiguse mõttega kooskõlas ei olnud, selline drastilised erinevused. Samas kohtupraktikat ka pikka aega ei olnud hankelepingu muutmise kohta peale ühe lahendi, mis oli 99. aasta numbriga ja selle lahendi nimi oli Succhi di Frutta. Ja sealt väga palju selgust ei saanud. Ainukene reegel, mida seal kohus sedastas, oli see, et on võimalik lepingus ette näha, kuidas me hankelepingut muudame ja siis seda niimoodi saab muuta. Aga muus osas oli tume maa. Kuni siis tuli 2006. aasta numbriga Euroopa kohtust pressetekst kaasus, kus analüüsiti ühe hankelepingu päris mitut muudatust päris põhjalikult. Ja see oli nüüd see märgiline kohtuasi, kus hankelepingu muutmise esiteks kohus sedastas seda, et see ei ole päris vaba. Et see ei ole nii, nagu mõned liikmesriigid arvasid, et igaüks võib muuta hankelepingut nii nagu tarvis, vaid et siin on teatud piirid. Ja need piirid on tarvilikud selleks, et kogu see detailne peensusteni välja töötatud ja väga täpne riigihanke menetlus, millega hankelepinguni jõutakse, et selle mõtet nagu ära ei nullitaks. Ehk siis mingid piirid peavad olema. Ja Euroopa kohus leidis, et see piir või see lubatud ja keelatud hankelepingu muutmise vahel tuleneb sellest, kas see muudatus on oluline või mitte. Ehk siis nüüd, kui viimaste direktiivide kujundamisel otsustati, et hankelepingu muutmise reeglid tuleb direktiivi sisse panna ja see on tavaline Euroopa Liidu seadusandja neid direktiive kipub iga kord täiendama just vahepeal tekkinud kohtupraktika pinnalt, siis tegelikult oleks üks variant olnud kirjutada direktiivi lihtsalt see reegel, et keelatud on oluline muudatus. Ja nüüd me oleme, mitte meie, aga siin kolleegid on täna rääkinud palju sellel teemal, et kas hankeõigus peaks olema lihtsam ja mis on lihtsam hankeõigus. Ja nüüd ma tulen selle sama küsimuse juurde tagasi, et kas siis vähem reegleid on lihtsam või on rohkem reegleid lihtsam. Et selle näite pinnalt ka seadustekst oleks ju lühem, kui me ütleme lihtsalt, et keelatud on hankelepingut oluliselt muuta. Aga kas me oleksime sellest targemad? Ja ilmselt Euroopa seadusandja ka kahtlustas, et selle reegliga
arvestades jälle neid samasid liikmesriikide erisusi, võivad hankijad hakata väga erinevat praktikat tootma. Ja siis nii õiguskindluse ja selguse huvides kirjutatigi see reegel direktiivis ka lahti. Aga ta kirjutati lahti muidugi suuresti, mitte 100% kattuvalt, aga suuresti nende samade näidete pinnalt, mis siis kohtupraktikas olid olemas. Ja vot sealt tulid siis need loetelud, et mis reeglid on lubatud, mis reeglid on keelatud. Tegelikult need kõik taanduvad sellele, et keelatud on hankelepingusse oluliste muudatuste tegemine. Et võib-olla kui lugeda neid reegleid selle pilguga, ehk siis need näited, mille alla alati püütakse muudatust kas siis mahutada või siis tõdeda, et ta ei mahu lubatud muudatuste näidete alla, need ongi ainult näited. Ja, see on tegelikult ju avatud loetelu. Eks ole, lubatud muudatuste loetelu ei ole ammendav. Ja. Lihtsalt kui mõnda, ütleme, kui on tegu muudatusega, mis ei vasta ühelegi seal loetelus toodud näidetest, näiteks kõige lihtsam, et kas ta jääb alla seal selle de minimis piirmäära. Ja. Kui ta ühegi näitele ei vasta, siis tuleb kontrollida, et on ta oluline. Et võib-olla see loogika kuidagi teeb seda rakendamist lihtsamaks. Teine asi, ma loodan, et meie raamatus on päris palju kohtupraktikat selle teema kohta nüüd ka uues trükis ja ka õiguskirjanduse seisukohti, et võib-olla on kommentaaridest nüüd rohkem kasu, kui oli esimese trüki puhul. Samas töös ütleb Saluveer, et hankelepingu üldise olemuse tähenduse kohta näib pidavalt paika ütlus, et arvamusi on sama palju kui juriste. Mis teie isiklik arvamus on, millal muudetakse hankelepingu üldist olemust? Ja, see üldise olemuse, ütleme, mitte definitsioon, aga vihje, et mida see tähendab, on tegelikult direktiivi põhjendustes ka toodud. Ja sisuliselt see ikkagi tähendab mingit fundamentaalset nihet. Ehk leping kardinaalselt muutub teist liiki lepinguks. Et see ei peaks olema midagi, mis seisneb detailides.